Alustame volikogu istungit. Täna osalevad 16 volikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed ja teised kutsutud. Ja siis teie ees on päevakord teisel punkt. Kas on nii küsimused päevakord kohta? Näe, palun. Saame siin näha. Siis hääletada. Kes on poolt, siis on alla. Kõik on päevakorra kinnitamise poolt. Päevakord. Siis asand päevakord. Esimene punkt on Sõnelja arengukava ja minu vastuvõtmine ja ettekandja Tiit Panek. Lugupeetud volikogu liikmed, arengukava eelnõu koostamine oli algatatud volikogu veebruari otsusega ja linnavalitsuse ülesandeks oli siis koostada arengukava eelnõu ja edastada volikogule 30. aprilliks. Oleme sellega teinud ja menetluslikult ei nägele niimoodi, et arengukava kehtiv tekst läks linnavalitsuse osakondadele, iga osakond vaatas üle oma valdkonda puudutavat infot, seejärel varjastel tegi ettepanekud või märkused selle kehtiva teksti kohta ja seejärel vaatasime, kas Statistikaamet on avaldanud aktuaalset statistikat ja eelnõu edastamise ajaks ei ole meil aktuaalset statistikat olemas ja selle saame uuendada siis suve jooksul, nagu eelmistel aastatel. Ja otsuse eelnõus on kirjas, et eelnõu läheb avalikustamiseks perioodil 29. mai kuni 15. juuni ja ettepanekute esitamise tähtaeg on samuti 15. juuni. Aga volikogu komisjonide kohta saan öelda nii palju, et meil on siin olnud selline praktika, et volikogu komisjonidelt ütleme vastu protokollitud seisukohti nii enne avaliku arutelu toimumist kui ka pärast seda. Ehk siis iga protokollitud ettepanekuga saame arvestada üle teisel moel. Kui mitte arvestada, siis põhjendame miks. Ja struktuuri poole peal dokument jäi samaks võrreldes eelmise aastaga või võrreldes kehtiva redaktsiooniga. Ainuke muudatus puudutab haridusvaldkonda, kus eesmärgid on nüüd jagatud alushariduseks, põhihariduseks, huvihariduseks. Ja samuti arengukava oluline osa on ka eelarvestrateegia ja strateegia kohta annab siis pärast ülevaadet liiga. Volikogu liikmed, rahandusosakond on andnud põhjaliku ülevaate komisjonidest eelarvestrateegia osas ja eelarvestrateegia on siis see dokument, mille alusel hakatakse hiljem iga aasta eelarvest vastu võtma ja koostama eelkõige siis pärast vastu võtma ja siis ka kohustusi võtma. Nagu eelarvegi, siis see koosneb siin järgmisest osadest on kulud põhitegevuse osas ja siis on investeerimistegevus ja nüüd tulude osas kõige olulisem on maksulaekumine ja maksulaekumist me planeerime siis igal aastal 6,5% kasvu. Ülejäänud tulude osas on põhimõtteliselt jäetud see tulude tase samaks. Tulude osas suurenevad prognoosi järgi iga aasta 3% ja majandamiskulud 2,5%. Niimoodi need tulud ja kulud planeeritud ja siis on oluline see põhitegevuse tulem. Põhitegevuse tulem peab siis seaduse järgi kasvama vähemalt intressikulu, aga ma arvan, et me võime sellega enda oma dokumentides fikseerida, et see põhimõte võiks olla, et kasvab nii intressikulu kui ka siis muud võlakohustused minimaalselt. Ja siin näete ka seda, milline põhitegevuse tulem on, see võimaldab neid kohustused täita ja
siis on võimalik ka tulemi arvelt ja laenu arvelt teha investeeringuid. Investeeringud on siis eraldi tabelis toodud need suuremad objektid ja nagu ka selgitatud, et need on põhinevad kindlasti nendel investeerimisvajadustel, mis meil on teatud mõttes siis nende omafinantseeringu võimekusel või võimalustel ja siis ka arvestada seda, milliseid fonde siis nende rahastamiseks veel on need projektid siia valitud ja loomulikult see täpsustub siis, kui juba on selgelt, millised need täpsed toetusvõimalused on ja eelarve käigus selguvad ka või koostamises selguvad ka täpsemad siis nende summad. Ja eraldi on siis ära näidatud kohustuste võtmine või siis laenude võtmine aastate kaupa ja siis on toodud ka siis piirmäär võrreldes siis seaduses lubadega ja siis seda on näha, et see meil üles seda seadusega lubatud piirmäära kohustuste võtmine. See oleks võib-olla lühidalt kõik. Kas keegi veel küsib? Küsimus seoses turudega 6,5% turuvali tõusu on päris suur, mis selle aluseks on? Väga hea küsimus. Olen ise ongi eelarvestrateegia ja arengukava koostaja alati olnud, et selles mõttes nagu me nähme sellesama loogikaga edasi ja eelarve tulust maksutõusu planeeritakse põhiliselt siis arvestades elanike arvu, töötajate arvu, tööhõive, siis riigi poolt planeeritud SKT nii-öelda muutust ja siis ka riigi poolt planeeritud töötasu suuruse muutust. Ja nüüd viimane, mis seda veel mõjutab, on see, et tulumaks laekub meil siis nii-öelda töötasudelt ja pensionidelt, see nüüd töötasude protsent väheneb, pensionidelt siis arvestades ka seda, siis on selline protsent Need panekud asume hääletada seisukohta. Kes on see võtta vastusalline arengukava aastaks 26–30, siis palun andma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vastu. Erapooletud. 2. Otsus vastu. Päevakorra teine punkt. Silme liikmete teadmispoolduseeskiri. Ettekandja Aleksei. Austatud volikogu liikmed, praegu Eesti ja nii-öelda teine lugemine, sest 2 kuud tagasi oleme seda teemat volikogu tasandil arutanud, samuti volikogu komisjonist. Ja tookord innovaatiuskomisjon võttis aktiivselt osa ja tegi terve rida ettepanekuid esitatud eelnõu ja innovaatius töötab ettepanekud läbi ja teie ees on täiendatud määrus või täpselt nii-öelda määrus muutust eelnõu, kus on ära loetatud kõik muudatused, mille me oleme siin tööd teinud. Ja põhimõtteliselt see korraldatud järgnevaga hõlmatud alates järgmist aasta maist järgmist jäätmed, paber ja karton, kuidas paber ja karton, jäätmed, biolagunad, söötjajäätmed, plastpakki jäätmed ja klaaspakki jäätmed. Ehk siis viimased 2 liiki ei ole praeguse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud, ehk siis hakkan eraldi koguma plasti- ja metallpakendid iga jäätmevaldaja juures ja plastpakkendi jäätmete kogumine toimub edaspidi auditipunktide kaudu. Samuti täpsustasime biojäätmete kogumise nõudeid ja lisatud on uued sätted jäätmeveo teenistasu suuruse määramise muutmise korra ning jäätmeveo ise teeniste kohta. Varasemalt linnal kehtis selle kohta eraldi määrus, aga seoses
teine süsteemile üleminekuga oli see määrus kehtetuks tunnistatud, aga samas sisaldas ka olulisi regulatsioone, kuidas toimida seoses hinnatõusu taotlustega. Nüüd on see regulatsioon tagasi toodud. Eelnõu oli arutatud komisjonides ja linnamajanduskomisjon andis selle põhimõtteliselt heakskiidu. Samuti arengukomisjon ja õiguskomisjon sai põhjalikult selle teemat arutada ja esitatud oma küsimused. Komisjoni töösse oli kaasatud ka korteriühistute esimehed. Meie hinnangul eelnõu sobib vastuvõtmiseks ja parlamendist toetada. Aitäh! Kas on küsimused? Siis, kes on poolt, et võtta vastu selle määruse, siis kas antipoolne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kõik on poolt. Siis ei ole. Määrus kehtestatud. Siis kolmas riigihangelisest pakkumiseks, tunnusmiseks ja suuniseks vaadamiseks. Ettekandja Alusarsi. Lugupeetud Riigikogu liikmed, meil on käimas Jäätmejaama rajamise projekt. KIK on selle projekti realiseerimiseks eraldanud peaaegu 2 miljonit eurot. Ja pärast rahastamise otsuse saamist korraldasime hanke Jäätmejaama rajamiseks. Hanke tulemus on laekus 9 pakkumust, mis mulle tavaliselt tulemus. Ja parima pakkumuse tegi peas on infraose hind. Ja ilma käibemaksuta kujunes maksumuseks siis 2 miljonit 267 000 ja 46 eurot. Ja koos käibemaksuga eeldavalt maksumus on ületatud ajaga 311 000 euro võrra. Ehk siis meie eelarves ja volikogu otsus oli eeldavaks maksumuseks või projekti kogu maksumuseks 2,5 miljonit, nüüd on 2,8 miljonit. Sellisel juhul, kui hanke tulemus ületab eeldavalt maksumust, peab enda pakkumuse edekaks tunnistamiseks loa andma volikogu juhul kui. Ja me teeme volikogule ettepaneku nõustuda selle hanke tulemusega, sest uue hanke korraldamine ei anna paremat tulemust põhjusel, et konkurents oli tihe ja põhimõtteliselt oli oodata veel kõrgemaid hindasid, aga meie hinnangul tulemus on vastu võetud ja positiivse otsuse puhul saame projekti edukalt realiseerida käesoleval ja siis järgmisel aastal. Aitäh! Küsimus? Siis kes on selle poolt, et selle osalemine Viiasvalduga lepingus Jäätmejaama rajamiseks, siis antipoolne? Kui ma näen, et kõik on poolt, siis otsus järgmine põhimine, Eesti Vabariigi haridusseadusest täpselt ülesande delegeerimine. Ettekandja Andrea. Lugupeetud volikogu, eelnõuga esitame teile ettepaneku delegeerida haridusseaduses omavalitsuse pädevusse antud paragrahv 10.3 lõikest 3 õppimiskohustuse täitmiseks vajalike meetmete rakendamisega seotud ülesandeid. Sillamäe linnavalitsusele, sest tegemist on igapäevase tööga, see tähendab õppimiskohustuse tagamisega, mis eeldab kiiret sekkumist, menetlemist, erinevate spetsialistide kaasamist, koostööga teiste linna- ja vallavalitsustega ning kooliga. Aitäh! Küsimused ettekandjale? Ettepanekud? Ei. Siis hääletame määruse, kes on selle poolt, siis annate peale. Kui ma Ootasid määruse. Järgmine punkt on analoogne, siis ettekandjale peale. Ja lugupeetud volikogu, selle eelnõuga teeme me volikogule ettepaneku delegeerida põhikooli ja gümnaasiumiseadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad koolipidaja ülesanded linnavalitsuse pädevusse.
et tagada haridusvaldkonna ülesannete operatiivne, tõhus ja õiguspärane täitmine. Tegevliinimine võimaldab linnavalitsusel lahendada kooli tegevusega seotud jooksvaid küsimusi paindlikumalt ja kiiremini. Volikogu pädevusse jääb haridusvaldkonna põhimõtteliste otsuste tegemine nagu kooli ümberkorraldamine, sulgemine, uue kooli asutamine, kooli põhimääruse kinnitamine, kooli hoolekoguste esindaja määramine, koolipidamise üleandmine, eesti keelest erinevas õppekeeles õpetamise lubamine lähtuvalt seadusest. Aitäh! Küsimused? Ettepanekud? Siis hääletame, kas selline arvestab? Kes on poolt, siis andnud sõna? Ja kui me vastu ei saa, siis siis on 3. Järgmine punkt on silme tutvustamine ettekandesüsteem tööstusega. Siis tuletan teile meelde, et me hääletame esimest korda uue kooli järgi. Siis linnavolikogu oli esitatud järgselt siis avaliku kandidatuur. Tema kandidatuur siis läbis kõik komisjonid soovitasid suunata tema kandidatuur linnavolikogu. Ja siis praegu me peame otsustama, kas anname audiide siis autokoodikujutusse või mitte. Siis selle on mõtletud, kui on küsimused, siis vestige. Teine ettepanekud saame sinna. Siis, kes on selle poolt, et anda autokoodikujutusse audiidile, siis andke palun kätesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vastu? Ei ole? Ja palju? 1. Otsus? Vastu võitus. Esimene kirja. Siis tänane viimane punkt on silme volikogu määruses tuli maksis kord muutumus ja kandidaat on teaduslik. Lugupeetud volikogu liikmed, selle ettepanek muuta selle linna sotsiaaltoetuste maksmiste korda senist. Eelnõu kohaselt suurendatakse toetuse määrad 1000 euroni. Samuti muudetakse toetuse saamise tingimusi. Kehtiva korra kohaselt peab üks lapse vanematest või üksikvanem olema olnud 40 elanik vähemalt 1 aasta enne lapse sündi. Eelnõuga tehakse ettepanek muuta selle perioodi koolijuht üle vahetult enne lapse sündi. Eelnõu rakendatakse tagasi ulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023. aastal, et tagada võrdne kohtlemine kõikidele peredele, kellel laps on sündinud samal aastal. Palun toetada eelnõu. Tänan ettekandest, kas on küsimused? Küsimus tehniline tegema, kas siis, kui rakendatakse teda alates 1. jaanuarist, kas see lapsevanem oleks pidanud elama sinna pool aastat enne 1. jaanuarist? Jah. Siis küsimused? Ettekanded? Lugupeetud volikogus Eesti Keskerakonna fraktsioon aprillikuu lõpul tegi omalaadse ettepaneku tõsta 2 korda toetuse määra kuni 1000 eurot ja me peame vajalikuks tõesti seda tegema, sest see aitab kaasa noorperede ja lapse toimetulekust peale lapse sündi ja tõesti maakogu palun ka toetada seda. Aitäh! Siis kes on nende muutmistes poolt, siis andke